Kirjandusfestivali teema on mängupiirid, aga selle näituse pealkiri on siin hoopis mängu ilu. Mängupiirid ja mängu ilu läheb ju täitsa kokku ka. Jah, tegelikult annab ju kõik kokku sobitada. Nii et mina tegelen tegelikult selle ilu mõttes, värv on ilus ju. Ja kui seda veel kokku nii-öelda sobitada, siis ongi see ilumäng või mängu ilu. Aga tegelen pildi peituse mänguga, nii et kui neid lähemalt silmitseda neid töid, siis leiab nii mõndagi. Kas me siis mängime peitust või jookseme musta kassi eest ära, et ei taha, et halvasti läheb ja nii edasi. Et samas ka ootame ümbrikuga kirja endale postkasti ja võib-olla jäämegi ootama, sest emaile on nii palju, et ei jääks lugeda. Aga see mängu teema on väga huvitav, et ka õpetajana ma siis olen seda meelt, et loominguline tegevus ongi väga mänguline. Et kui teda lihtsustada, siis me peaksime lihtsalt lapsemeelsed olema, suhtuma nagu hästi siiralt oma tegemistesse, ükskõik siis millega me tegeleme, kas see on skulptuur või film või foto või maal. Ja eriti huvitav saab siis, kui meil midagi sassi läheb või katki läheb või meelest läheb või valesti läheb või nihkesse saab pandud, et siis sünnib see uus ja sünnibki huvitav kunst. Ja see mängu osa on hästi suur osa selles loome tegevuses üleüldse. Ükskõik siis millega tegu on, ka kirjanduse, teatri, filmiga. Vallase 3. kursuse maalitudengite näitus kannab pealkirja Mängu abstraktsioon. Te olete noored inimesed, te armastategi mängida, küllap ka niisugusi abstraktseid mänge. No selles suhtes mängida armastab igaüks, aga me ütleks niimoodi, et abstraktsioon on selline pigem väljakutse kõigile, et igaüks peab ikkagi täiesti proovima seda, see on midagi täiesti uut meie jaoks, aga kuna see mänguteema, mis tuli sisse, et see on siis nagu väga suureks toeks olnud selle näitusel, et nendel töödel, et mängu abstraktsioon. Oma juhendajaga koos näituse tegemine muidugi on väga tore asi, aga Pallases tehakse seda kogu aeg. Selles suhtes täitsa nagu kõrvuti niimoodi ütleme nii-öelda käsikäes seda ei tehta, aga selles suhtes on täitsa nagu juhtunud, kuidas siis näiteks juhendaja on esindatud koos siis tudengitega või keegi on siis põiminud erinevad õpilased ja juhendajad kokku, et seda on juhtunud küll ja see on minu meelest väga tore, et ikkagi tudengid ja õppejõud saavad siis koos tööd teha, et see on väga kasulik mõlemale poolele. Kas mõtlete selle peale ka vahel, mis need mängupiirid tegelikult on? Mina mõtleksin just seda, et mängudel võiks olla hästi vähe piire, et just vastupidiselt. Et mõnes mõttes ikkagi mingid piirid on, et mängida ei saa nii-öelda siis lõpmatult, aga kõik peaksid ikkagi oskama kompida, et nende piiride vahel katsuda leida midagi, mis on nende nauditav ja siis lihtsalt mõneks hetkeks saab ära unustada need piirid ja tulla tagasi sinna algsesse hetke. Need pildid siin on väga huvitavad oma tehnika poolest ja nad ei ole ka tavalise nii-öelda materjali peal või et see, mille peale nad tehtud on ka väga huvitav, et kust selline valik? No see võiks öelda, et see on eksperimentaaltehnika. See on kogemata leitud materjal, et just plastik ja markeriga, et läbi juhuse. Ja see tekitas nii huvitava tunde minus, palju parema kui pliiatsiga näiteks paberile. Ja siis ma tegin proovi. Nii et need on markeri joonistus plastiklehel. Aga pealkiri nüüd on sinu käik. Millest see lähtus? Tegelikult need on väga isiklikud pildid kõik. Ja siin on võib-olla tõesti mõeldud inimsuhteid, igasuguseid suhteid. Ema ja laps, mees ja naine, kolleegid. Et midagi sinna kanti. Siis on nagu oleks dialoog ka. Kunstnikul on oma dialoog, aga igal vaatajal on oma dialoog. Jaa.
et just nimelt dialoog, et seal peab keegi veel olema. Keegi on käigu teinud. Mina olen käigu teinud ja ma olen ootel, mille tuleb järgmine. Mu pildid on väga loolised, et nad ei ole väga abstraktsed, nad ikkagi põhinevad mingisugusel sündmusel, mingisugusel mõtlusel ja sellest tulenevalt on siis kompositsioon tekkinud. Ma ei kavanda oma töid, ma kirjutan need lood üles. Mul on kas ühelauseline, nagu kas on märksõna, üks lause või väike jutuke. Ja ma mõtlen nagu elust enesest võtan. Elu pakub nii palju, et minu kavandid on väikesed lood. Ja siis, kui mul on vaja tööd hakata tegema, mul on neid palju, ma võtan lahti selle kausta ja vaatan siis, millise loo jutustamise tuju mul täna on. Nii et need on jutustused või mõistujutud, ütleme nii. Näituse pealkiri on Obune. Mis on obune ja kus on obune? Jah, see on igavene küsimus, et kus ta on. Mul on üks niisugune väikene pilt siin. Selle pealt ma loodan, et kõik leiavad esimesel hetkel kohe obuse ülesse. Et see on niisugune väike harjutus ülesanne ja siis saab minna edasi vaatama teisi pilke. Eks ta niisugune mänguline element on, sõnamänguline ja pildimänguline ja kuna mängupiirid oli ka näituse teema, siis ma arvan, et see võiks siia täitsa ilusasti sobida, see obune. Näituse endaga on nii, et ütleme nii, et esialgselt plaanitud puhas õlimaalide näitus praegu ei ole siin seina peal, et kui ma kuulsin, et ma siin olen ühe koridori peal Marinaga ja siis ma teadsin, et ka mul on olemas pildid, mis on kilede peale tehtud ja mõtlesin, et sobiks võib-olla kokku, et Marina on niisugune tume, ütleme ühevärviline või siis monokroomne ja minu pildid on siis hästi värvilised, eks ole. Et võib-olla nii-öelda täiendavad üksteist siin seina peal. Nii et ma valisin ühed pildid, mis ma olen teinud juba mõnda aega tagasi akrüüli ja kile kasutades. Nii et nad on sellised pildid, mis on selles mõttes mängulised, et seal on nagu mitu erinevat kihti. Kilekihtidel on erinevad niisugused värvikujundused ja tegelikult on võimalik, ütleme nii, et kui see näitus läbi saab, ma võiksin iseenesest võtta ka ühe pildi pealt ühe kile ära tõsta teise pildi peale, et siis saaks nagu, ütleme nii, et saaks nagu mängida läbi kõikidest piltidest veel teha erinevaid pilte. Et praegu nad on nüüd sellised, sellisena nad on mulle endale sobinud nagu kõige rohkem. Aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas, sest nad ei ole nagu üksteise külge kleebitud. Ja neid on siin üks natuke väiksemate, natuke suuremate formaatidega, üks mingisugune 10-15 tükki tuleb siia neid välja. Nii palju siis maalimisest ja mängimisest.